Soomlased pidavad kinnisvaramaakleri ametit vastikuks ja inimesi, kes seda tööd teevad, ebameeldivateks tegelasteks. Meil Maarjamaal asjad päris nii ei ole, aga asi areneb. Osad kinnisvaramaaklerid ja firmad teevad kõik selleks, et rikkuda ära nii enda kui ka oma ausate kolleegide maine. Ühest sellisest sündmusest nüüd räägimegi. Noor naisterahvas üüris endale Mustamäele korteri, kolis sinna sisse, magas öö oma uues kodus, läks päevalt tööle, tuli õhtult tagasi, korteril lukud vahetatud ja sisse ta enam ei pääsenud. Maakler oli selleks ajaks jäljetult kadunud. Lõpuks õnnestus leida korteri omanik. Я не знаю, как мои ключи от этой квартиры попали к постороннему маклеру, которого я ни разу не видел в глаза. Вот, võtmed kätte saanud. Olen kätte saanud 2000 krooni, see on see leptu. No. Tak, tšeki. Võtmed sain kätte. Võt eti klutsi. See on võtmed, öeldi, et võin sisse kolida. Et täna, ühesõnaga 15. mai hommikul saan kella 10-11 lähen kontorisse, vormistan kõik dokumendid ära ja olen täieõiguslik elanik. Kolisin eile õhtul sisse. Täna kell 12 läksin päeval ära. Tulen tagasi, uks kinni pitseeritud, lukud ära vahetatud, asjad kõik sees, mitte midagi kätte ei saa. Ja maakler on nii nagu ta on, talle oli öeldud, et see korter ei ole üüriks. Nüüd on see korteri õige omanik ka siin. Mis siis oli? Maakler võttis ja andis korteri tema teadmata üürile? Tähendab, maakler oli teadlik, et see korter on juba ära antud, aga ta siiski üüris selle mulle. Veel kord, ühesõnaga topelt välja. Ütleks nüüd ära selle maakleri nime ja selle firma. Ahti Antuk, Neptun, osaühing Neptun kinnisvarabüroost.